Ma tahtsin lihtsalt kasutada võimalust ja paluda inimestel tõesti lausa annuda inimesi, et nad annaksid endast teada. Keegi teab midagi. Meil on rohkem uudiseid Nancy Guthrie juhtumi kohta. Esiteks, rohkem infot selle teise kirja kohta, mis väidetavalt ütleb, et Nancy Guthrie on surnud. Samuti on küsimusi krüptoraha ja Bitcoini kohta. Ja endine FBI agent on avalikult öelnud, et võimud võivad olla lähedal verandal nähtud mehe tabamisele. Räägime sellest. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. On juhtumeid, mis jäävad sinuga kauaks. Juhtumeid, millest sa ei suuda lahti lasta. Sa ei suuda neist mõtlemast lakata. Ja ma ütlen teile, viimased 5 kuud on see olnud üks neist. Nancy Guthrie, 84-aastane Today saatejuhi Savannah Guthrie ema, kadus oma kodust Catalina jalamil Tucsoni lähedal Arizonas 1. veebruaril. Siin on, mida me teame. Ta viidi vastu tema tahtmist. Pima maakonna šerifi osakond ja FBI on selles olnud väga selged. See ei olnud äraeksimine. See ei olnud meditsiiniline juhtum. See oli väidetav röövimine. Olete näinud salvestist, maskeeritud meest, uksekella kaamerat, relva, taskulampi suus, viisi, kuidas ta näiliselt üritas objektiivi katta lillede või selle lehestikuga tema enda aiast. See on kõhedust tekitav, see on rahutuks tegev. See on juba kuid meie aiu sööbinud. Aga siin on küsimus, mis on tekkinud. Ja ma lähen sellesse hiljem sügavamalt koos inimesega, kes aitab meil vastust leida, kes on tõesti minu arvates sellel alal suurepärane ekspert. Kas FBI on sellele isikule või isikutele lähemale jõudnud? Sest ühe endise FBI agendi sõnul, kes sel nädalal rääkis, võivad nad tõesti olla lähemal. Nii et sellest räägime varsti veel. Asi on selles, et kogu selle videomaterjali, kogu tähelepanu, kogu preemiaraha eest, $100,000 FBI-lt, veel $1 miljon perekonnalt, meil pole ikka veel vastuseid, meil pole kahtlusaluseid, meil pole vahistamisi, meil pole Nancy't, me ei tea, mis kulisside taga toimub, me ei tea, kas on mõni huvipakkuv isik või kahtlusaluseid, aga praegu me ei näe midagi. Ja mis siis sel nädalal juhtus? Me saime midagi uut, midagi, mis muudab seda, kuidas me siin asju vaatame. Aga enne kui me selleni jõuame, pean ma sind korraks tagasi viima. Ajajoon on siin oluline, eriti kui uurijad räägivad sellest, mis juhtus esimesel 24 tunnil. Nii et Pima maakonna šerifibüroo andmetel nähti Nancy't viimati 31 jaanuari õhtul. Ta sõi õhtust oma tütre Anni juures. Tema väimes viis ta koju, jättis ta maha umbes kell 21.48. Nägi teda majja sisse minemas, garaažiuks läks kinni kell 21.50. Järgmisel päeval, 1. veebruaril, helistas sõber. Nancy ei ilmunud kirikusse. Nad lähevad majja. Tagauksed on lahti, esitreppidel on verd. DNA kinnitab hiljem, et see on Nancy veri. Teda pole kusagil. Vaid mõni päev hiljem hakkavad saabuma kirjadeks. Tucsoni meediakanalid hakkasid neid sõnumeid saama vaid mõni päev pärast Nancy kadumist, nagu teatas CBS News ja mitmed juhtumiga kursis olnud uurijad. Esimene kiri, mis saadeti 2. veebruaril, nõudis Nancy turvalise tagasitoomise eest $1,000,000 Bitcoini kujul. Ja juurijad võtsid selle tõsiselt just sellepärast, et see sisaldas nii palju detaile. Nagu FBI eriagent Heath Jenke pressikonverentsil kinnitas, tsiteerin, üks kiri mainis Apple Watchi ja teine mainis prožektorit Nancy Guthrie kodus. Need üksikasjad panid võimud uskuma, et see suhtlus võib olla tõeline. Ainult keegi, kes oleks Nancy kaasa viinud või neid üksikasju teadnud, eks. Ja siin on üks detail, mille juurde tahan hiljem tagasi tulla. Kui õiguskaitseorganid said selle Bitcoini rahakoti aadressi, pidid nad otsustama, kas nad maksavad lunaraha, kas nad maksavad raha ära, kas nad jälgivad raha liikumist, mida nad tegelikult tegid, mis edasi juhtus. See on selle uurimise üks paljastavamaid osi. Me hakkame sellesse süvenema. Aga Savannah ja tema õed-vennad vastasid otse röövijatele 7. veebruaril. Nad postitasid Instagrami video, kus Savannah pöördus nende ema kinnihoidvate inimeste poole, paludes ema tagasipöördumist, et nad saaksid koos temaga tähistada, pakkudes ka raha. Ja siis tuli teine märkus. See oli suur asi. CBS Newsi andmetel saadeti see 6. veebruaril ja väidetavalt tuli see samast IP aadressist nagu esimene, mis pani uurijad arvama, et mõlema teate taga oli sama isik või isikud. Aga sõnumis öeldi midagi muud ja see oli laastav. Mitmed allikad, sealhulgas CNN ja NBC News, teatavad, et teine teade väitis, et Nancy on surnud. Allikate sõnul, kes seda teadet nägid, viitas see sellele, et tema surm polnud tahtlik. Ta suri varsti pärast äraviimist. Ja teate kohaselt oli seal kirjas ka, et ta oli, tsiteerin, maetud loodusesse. Sealt ma usun, et selle uudise võis esimesena avaldada Airmail, aga NBC News oli sellel teemal kohe algusest peale, teise kirja sisu osas. Ja mis juhtus eile saates Today Show? Pärast seda reportaaži pöördus Savannah otse kaamera poole. Ta istus Today Show laua taga ümbritsetuna oma kolleegidest. Ta nuttis ja palus kõiki, kellel on mingitki infot välja tulla. Aga
ma ei saa teeselda, et ma pole siin ja kuna ma olen, siis tahtsin lihtsalt kasutada võimalust ja paluda inimestel, tegelikult lausa anuda, et nad tuleksid välja, keegi teab midagi. See on täna uudis, mis on teie tähelepanu all, aga see on elu, mida elab minu õde, mida elan mina, mida elab minu vend, mida meie sugulased ja lapsed iga päev läbi elavad. Ja me oleme piinas. Ja me ei leia rahu. Aga siin läheb asi kummaliseks, sest erinevad allikad kirjeldavad seda teist teadet erinevalt. CNN ja CBS ütlevad, et see sisaldas vabandust. Üks allikas väidab, et seal oli fraas, meil on tõesti väga kahju. Aga NBC, viidates 3 asjaga kursis olevale inimesele, ütleb, et märkus ei sisaldanud üldse vabandust ega esitanud mingit nõuet makse kohta tema keha eest. Ja TMZ asutaja Harvey Levin on avalikult vastu vaielnud, öeldes, et tema väljaandele saadetud märkus ei sisaldanud üldse viidet sellele, et Nancy oleks surnud. Aga küsimuses, kas võimud on kinnitanud, et need märkmed on ehtsad, ei ole FBI ega Pima maakonna šerifi osakond andnud ühtegi ametlikku avaldust, mis kinnitaks märkmete autentsust, vähemalt selle salvestuse tegemise ajal. Ja just seda ma tahan lähemalt uurida. Sest kui need märkmed on ehtsad, kui need saatis sama inimene või inimesed, kes Nancy kaasa viisid, siis peame hakkama esitama raskeid küsimusi selle kohta, mida need meile tegelikult ütlevad. Ja kas nende päritolu saab kindlaks teha. Kuulge, las ma ütlen midagi. Me käsitleme selle maailma ohte kogu aeg Sidebaris. Aga teate, mis mulle tõesti silma jääb ja mis minu arvates mõjutab paljusid inimesi? See on see, et su andmed satuvad andmelekkesse. Jah, sina, su lähedased, sinu isiklik teave, see on pidevalt lekkimise ohus. Ja just sellepärast tahan, et te kõik hoiaks oma andmed internetis turvaliselt. Siin on, kuidas see toimib. Incogni leiab üles kõik need vanad postitused ja otsingulehed, mis sinu andmeid avalikustavad ning nõuab siis nende eemaldamist. Ausalt, ma olin šokeeritud. Selgus, et andmebaasides olid minu andmed ja mõne päevaga hakkas Incogni neid sealt eemaldama. Seadistamine on väga lihtne. Sa lihtsalt lood konto ja Incogni teeb ülejäänu sinu eest ära. Ja nende piiramatute plaanide kohandatud eemaldamise funktsioon võimaldab sul esitada konkreetseid linke, mida nende privaatsuse eksperdid isiklikult uurivad ja eemaldavad. Nad ei saa sulle kahju teha, kui nad sind üles ei leia. Kasuta allooleval lingil koodi Sidebar ja saa aastaplaanilt 60% soodustust aadressil incogni.com. incogni.com/sidebar. Olgu, ma tahan siia kutsuda kellegi, kes on selle valdkonna ekspert. Mul on väga hea meel, et ta on siin. Daniel Brunner, endine FBI eriagent, kriisijuhtimise ekspert, FBI SWAT taktikaliste operatsioonide meeskonna juht, ulatusliku kogemusega kriisiolukordades. Jällegi, mul on väga hea meel, et sa siin oled, Daniel, et sellest rääkida. Mul on palju küsimusi. Ma tahan alustada teisest lunarahakirjast või teisest kirjast. Nimeta seda lihtsalt nii. Erinevad väljaanded kirjeldavad seda erinevalt, eks. Mõned ütlevad, et seal oli mingisugune vabandus, mõned ütlevad, et ei olnud. Ma tahan hetkeks eeldada, et see versioon oli vabandus. Kui nad vabandavad ja ütlevad, et Nancy Guthrie on surnud, et ta on loodusega maetud, kas see ei ütle nende kohta midagi üht või teistpidi? Nüüd ma ei tea, kas nad räägivad tõtt, aga kas see ei ütle midagi saatja või saatjate kohta? Ma arvan, et ütleb küll. Ma mõtlen, vaata, ma olen viimastel päevadel palju lugenud. Paljud teised FBI agendid tulevad välja ja jagavad oma arvamust selle kohta, mida see tähendab, mida see ütleb. Tead, milline on traditsiooniline röövija? Kas nad vabandavad? Nad ei vabanda. Ja kuula, juba algusest peale, kui see juhtum veebruaris aset leidis, ütlesin ma pidevalt, et see ei ole tavaline inimrööv. See ei lähe tavapärase mustriga kokku. Ja see oli enne seda, kui uksekellakaamera video avaldati, sa näed seda kahtast isikut, kes seal ringi liigub. Kabuur ei asu tavaliselt seal, kus kabuuri kantakse. Nad kõnnivad ringi, ei tundu teadvat, mida nad teevad. Verepiisad. Ma usun, et see juhtum oli, röövimine, millele see isik tegelikult ei mõelnud. Ma ei usu, et tegemist on professionaalse röövimismeeskonnaga. Ma ei usu, et see on röövija poolt hästi läbi mõeldud operatsioon. Nii, et selles mõttes ma ei usu, et saaksid pidada tavaliste inimröövijate kirju usaldusväärseks. Ja nagu ma ütlesin, see on, tavalised röövlid, professionaalsed röövlid ei vabanda. Siin me ei tegele professionaalsete röövlitega. Ma arvan, et me tegeleme amatööridega, kes nägid kiiret võimalust raha teenida ja nad ei saanud aru, kes ta oli. Ja nad ei teadnud tema terviseprobleemidest. Nad ei mõistnud, millised võivad olla tagajärjed. Nad arvasid, et see on kiire tehing. Ma arvan, et nad tõesti ei mõelnud sellele läbi. Nii et kui nad saatsid selle teise kirja, kui see on ehtne, kui esimene ja teine kiri on ehtsad, siis liigume seda rada pidi edasi. Kui teine kiri oli ehtne, siis ma arvan, et nad tõesti mõtlesid, et teate, ma tegin vea, mul on kahju. Sest nad ei ole professionaalid.
Nad ei ole professionaalid. Nad ei mõelnud tagajärgedele. Mõtle lihtsalt sellest vaatenurgast. Kas oleks mingit põhjust valetada selle kohta, kas Nancy oli elus või mitte? Ma mõtlen, vaata, kui ma seda loen ja võtan seda tõena, siis ma ei oleks üllatunud. Sest tead, kadunud isiku juhtumi, inimröövi juhtumi puhul on esimesed päevad, esimesed tunnid nii kriitilise tähtsusega, aga eriti kui tegemist on 84-aastase naisega, kellel on terviseprobleemid, siis mind ei üllataks, kui võis juhtuda, et ta suri. Ma mõtlen, oli küsimus selles, et ta ei saanud korralikult oma ravimeid, aga kas oleks mingit põhjust selle kohta valetada, kui ta tegelikult oleks elus ja öelda, et ta suri? Ma ei usu, et oleks põhjust valetada. Ei, ma arvan, et nad olid siirad. Ma arvan, et nad said aru ja see võis olla nende viis öelda, hei, vabandust, et see juhtus. Võib-olla nende meelest see aitaks sellel kaduda, paneks probleemi kaduma, paneks õiguskaitseorganid neid mitte otsima. Nii et ma ei tea, mis selle röövija peas toimus, sest see ei mahu tavalise inimröövi raamidesse. Me oleme sellest rääkinud. Ma arvan, et see oli nende viis proovida probleemidest välja pääseda. Noh, kui nad tahavad probleemidest välja pääseda, kui neil on tõesti halb tunne, siis miks nad ei anna teavet tema keha asukoha kohta? Ma arvan, et see on väga hea küsimus, miks nad pole seda siiani teinud. Ma arvan, et jällegi see, kui kiiresti see teema sai üleriigilist ja rahvusvahelist tähelepanu, oli nagu tuulekeeris. Ma mõtlen, et mina küll andsin intervjuusid Inglismaal, Hispaanias, Lõuna-Ameerikas. Inimesed üle kogu maailma olid sellest nummatud. Ma ei usu, et nad sellest aru said. Ja kui nad annavad tõendeid või vihjeid õiguskaitseorganitele, võib see viia õiguskaitse nendele lähemale. See on lihtsalt nende viis, tead küll, kiiresti asi ära lõpetada, kiiresti kehamata ja teeselda, et midagi pole juhtunud. Sa pead seda vaatama sellise mõtteviisiga, et paljudel meist on lapsed ja lapsed teevad midagi, peidavad selle leti taha või kuhugi ära, paned prügi või võtad Oreo küpsiste kotti ja pistad selle sinna taha, teeskled, et midagi pole juhtunud. Tõendid on kadunud. Ma arvan, et see võis olla üks nende mõtteviise. Ma arvan, et Kash Patel pani tõsiselt ohtu kõik võimalused selle lahendamiseks, kui ta selle video liiga vara avalikustas. Sest siis need inimesed, kes olid sellel esiuksel, nägid, et kõik teavad nüüd füüsilistest tõenditest, seljakotist, relvadest ja nii edasi, ning need hävitati. Nad lihtsalt hävitasid need. Issand, ma pean sellest lahti saama. Nii et ma arvan, et Kash Patel seadis selle uurimise tõsiselt ohtu oma ebakompetentsusega ja teiselt poolt, kui vaadata, siis sa avalikustad selle info avalikkusele. Võib-olla keegi nägi midagi. Ei, nad ei näinud. Ei, absoluutselt mitte. Ei. Miks? Sest siin on selle probleem. Nad said selle video. Ja siin on põhjus, miks uurimine läks täiesti rappa, kui see video avaldati. Selle video sai FBI ja see avaldati kiiresti. Iga FBI agent, kellega räägid, iga uurija, iga analüütik ütleb, et nad tahavad seda videot ja tahavad seda päevi analüüsida. Nad tahavad seda lahata. Nad tahavad välja selgitada, mis see seljakott oli, mis relv see oli ja mitte anda seda vihjet röövijatele öeldes, hei, me teame, mida sa kandsid, me teame, et sa tegid seda, me teame, et sa olid sellel välisuksel. Viimane asi, mida sa tahad teha, on lasta kurjategijatel teada saada, et sa oled neil kannul. Sest see füüsiline tõend on kohtus uskumatult oluline. Kui nad suutsid kindlaks teha, mis seljakott see oli, kes selle ostis, kust see osteti, siis me teame kindlalt, et see avaldati kohe pärast seda, kui FBI selle kätte sai. Ja ma tean kindlalt, et oli palju FBI töötajaid, kes tahtsid seda lahti võtta. Juhtumi ametnikuna tahaksin mina seda videot saada ja seda juhtumi põhiselt üksipulgi analüüsida. Kui sa nägid, mis juhtus päev pärast selle video avaldamist, siis mis toimus? Nad panid telgi üles veranda ette. Miks? Sest nad üritasid kindlaks teha isiku pikkust. Nad tegid analüüsi. See oleks pidanud olema tehtud juba päevad enne selle avaldamist. See video oleks pidanud olema FBI poolt analüüsitud enne avalikustamist. Siis, kui sellest videost on kõik võimalik kätte saadud ja midagi ei tule välja, siis avalikustad selle avalikkusele. Ei, see on õiglane. Ma mõtlen, sa räägid inimesega, kes usub, et isegi kui selles juhtumis oleks arreteerimine, oleks kaitseadvokaadil küllaldaselt võimalusi tõendeid rünnata. Ma mõtlen, kuriteopaiga võimalik saastumine on oluline tegur, aga ma tahaks korraks tagasi minna selle märkme juurde. Kuidas on võimud suutnud seda kirja võimalik, et autentida või öelda, usume, et selle saatis sama isik, kes saatis esimese märkme, eks?
esimene kiri, milles oli lunaraha nõue ja olulised üksikasjad Apple Watchi, koti kohta, mäleta taustvalgustust. See viitab sellele, et need üksikasjad oleksid teada ainult kellelegi, kes on selle kuriteo toime pannud või väidetavalt toime pannud. Kuidas nad neid kirju autentivad? Ja las ma esitan sulle siia teise küsimuse. Kas on võimalik saatjat jälitada? Ma tean, et palju räägitakse samast IP-aadressist, samast arvutist, puhverserveritest. Kuidas nad siis mõlemat autentivad? Oletame, et need on tõesti samadelt inimestelt, aga kuidas nad siis välja selgitavad, kes selle saatis? Vabandust, muidugi. Need on kõik väga head küsimused. Ja uurimismeeskond saabki neid vaadata. IP-aadress, kas nad kasutavad virtuaalset privaatvõrku ehk VPN-i, et varjata, kus see e-kiri tuleb. Ma olen kindel, et need on kõik asjad, mida FBI analüüsimeeskond, kaardimeeskond uurisid iga digitaalset tõendit. Ja me teame, et nad kandsid sellele kontole $157 väärtuses krüptoraha, et näha, kas toimub väljamakse. Ja see oleks andnud täiendavaid sündmusi. 152 bitcoini väärtuses, eks? Vabandust, 152 bitcoini väärtuses, palun vabandust. Jah, 152 bitcoini sellele kontole, et näha, kes selle välja võtab. Ja see looks rohkem jälgi, see looks rohkem, tead küll, rohkem vihjeid. Ja tead, mida me teeksime, oleks nende reaktsiooni esile kutsumine. Ehk siis loome olukorra, kus nüüd need isikud, kahtlusalused, hakkavad sellele reageerima. Nii et jah, iga väiksemgi osa sellest, käitumisanalüüsi üksus Quanticos, eksperdid, kes oskavad mõelda ja tungida nende kurjategijate mõttemaailma. Ma olen kindel, et nad vaatasid seda ja nägid, et see on sama keel, sama rütm, sama žestid, sama kirjutamisviis. Kõik muutub, nagu ma ütlesin, sekundiga. Nad ütlevad, et see on erinev keel, erinev toon, nii et iga tõend, alates hetkest, kui see sisse tuuakse, kuidas see, miks see jõudis DMZ-sse ja miks see jõudis kohalikku jaama, kõike seda analüüsitakse. Ja FBI analüüsimeeskond, mõned maailma parimad, seal on mehi, kes on seda terve elu teinud. Nemad leiavad selle üles. Kui on olemas võimalus mingiks vihjeks või niidiotsaks, lähevad nad selle jälile. Ma olen kindel, et iga võimaliku niidiotsa uuriti, et välja selgitada nende meilide ja suhtluse päritolu. Miks oli see e-kiri? Lähme nende serverite juurde. Kas see oli Gmail? Okei, esitame Gmailile läbiotsimismääruse. Vaatame seda kontot. Kes selle konto avas? Millal see avati? Mis oli IP-aadress, millega konto avati? Iga detail on oluline. Mitte ainult see, kes oli saatja, vaid ka konto ise. Kes konto avas? Millal see avati? Mis hetkel? Kus asus IP-aadress, mille kaudu teenust tasutati? Ja mitu korda sellele kontole ligi pääseti? Mitu korda sisse logiti? Nad vaatasid kõike üle. Ma olen kindel, et kõik uuriti põhjalikult läbi. Tulles tagasi selle juurde, mida sa mainisid, õiguskaitseorganitel tuli teha otsuseks, mida nad selle rahakotiga peale hakkavad. New York Posti andmetel kandis FBI sellesse rahakotti $152 väärtuses bitcoini. Krüptos küsiti $4 miljonit. Nemad panid sisse 152. Sa mainisid nende reaktsiooni esilekutsumist. Seda pole puututud. See lihtsalt seisab seal. Miks sa arvad, et see nii on? Kas see ütleb sulle midagi? Ja ma olen näinud artikleid, kus küsitakse, kas see oli viga nii teha. Mis sa arvad? Ma arvan, et just see siin meedia tähelepanu sellele sündmusele, kõigele, mis juhtus, minu arvates said röövijad sellest teada. Nii et kui inimesed hakkasid spekuleerima, et nad nõuavad bitcoini, siis tulid bitcoini eksperdid ja ütlesid, et kui sa selle bitcoini kaudu saadad, siis on võimalik jälgida väljavõtmist. Ma arvan, et see on võimalik. See on asi, mida tuleb arvestada. Nad ei võtnud raha välja, sest nad ei saanud aru. Nad arvasid, et see on lihtsalt, ilma jälgedeta. Ja siis võib-olla meediat jälgides ja selle kohta lugedes said nad sellest teada. Sellepärast, kui on pantvangikriisid, ei taha pangas massimeediat, kui on pantvangikriis. Sa ei taha, et kaamerad keskenduksid sellele, mida korrakaitsjad teevad, sest pahad võivad seda panga seest jälgida. Nii et see võib olla sama olukord, kus nad õppisid jooksvalt ja mõtlesid, issand, kui ma selle bitcoini välja võtan, siis nad saavad mu jälile jõuda. See on võimalus, mida tuleb arvestada. Võib-olla sellepärast nad vaatasidki seda ja mõtlesid, et okei, see võib viia minuni. Muide, sa ütled kogu aeg nad, röövijad. Kas sa arvad, et siin on mitu inimest? Teisisõnu, ma olen ka seda kajastust näinud. Kas me peaksime uskuma, et see kohmakas tüüp verandal on sama inimene, kes võis üritada juhtida keerukat krüptorahal põhinevat lunarahaskeemi?
kas sa arvad, et sellesse võiks olla kaasatud mitu inimest? kuula, ma ei saa, olles 20 aastat New Jersey's juhtiv uurija, ma ei ütle kunagi kindlalt, et see on üks inimene või 10 inimest. Nii et jah. Ma kaldun arvama, et minu jaoks on tõenäolisem, et sellega oli seotud rohkem kui üks inimene. Tõenäosus, et üks inimene suudaks selle kõik ära teha, on olemas, see on võimalik. Aga ma arvan, et üksik hunt, kui kasutada terrorismi termineid, on vähem tõenäoline variant. Ma ei usu, et see oli 10-liikmeline seltskond. Ma arvan, et see oli 1, 2 või 3 inimest, kes said kokku ja ütlesid, et see on päris lahe. Tead, teeme selle ära. Sellega teenid kiiresti raha. Aga ma arvan, et üks inimene, see on võimalik, aga vähem tõenäoline. 10 inimest, ebatõenäoline. Sest ma arvan, et kui see oleks olnud suur seltskond, siis keegi neist oleks murdunud ja andnud infot. Kas pole huvitav? Sest me teame, et TMZ-le saadetud kiri või kirjad ei olnud tingimata röövija või röövijate poolt. See oli kelleltki, kellel oli infot. Ja jälle ma tulen tagasi selle juurde, et olen selle juhtumi kohta palju lugenud. On meid, kes usuvad, et see võis olla keegi, kes on seotud, võib-olla mingi partner, sugulane või keegi muu. Ja tead, see oleks keegi, kellel on infot. Ja ma mõtlen nüüd, kui me saame natuke rohkem teada märkmete kohta ja natuke rohkem motiivide kohta, kas see on midagi, mida pole veel täielikult uuritud, aga mida peaks uurima? Kas keegi tuleb välja mingi infoga? Tead, kunagi pole liiga hilja. Sa kuuled, kuidas Savannah Guthrie esitab selle palve saates Today. Keegi teab midagi. On selge, et avalikkusel võivad siin olla vastused. Aga see viib tagasi selle mõtteni, et kas ei tundunud, et kellelgi oli infot ja ta oli valmis selle eest välja tulema, kui pakutakse õigeid stiimuleid. Jah, mõned selle riigi parimad juhtumid lahendatakse mitte põhitegijat jälitades, vaid temaga seotud teisi isikuid sihtides. Ma vahendasin ja püüdsin tagaotsitava Mehhikos kinni. Mitte teda ennast jälitades, vaid jälgides kedagi, kellega ta siin Ameerika Ühendriikides suhtles. Nii ma saingi teada tagaotsitava asukoha. Ma tean, et Whitey Bulgerit ei püütud kinni. Nad ei otsinud teda. Ilmselgelt tema nimi oli ju avalikult väljas. Tead küll Bostoni 10 kõige tagaotsituma hulgas. Aga nad läksid tema naissoost kaaslase jälile. Nad panid tema nime ülesse. Nii nad leidsidki Whitey Bulgeri. Seega, kui minna teisejärgulise sihtmärgi kallale, kellele võib-olla pööratakse vähem tähelepanu või kes teeb rohkem vigu, pakkuda talle preemiat ja öelda, kuule, me ei aja sind taga, me otsime peamist sihtmärki. See ongi taktika, mida ma olen kindel, et paljud Savannah Guthrie poolt välja öeldud avaldused, samuti Savannah pereliikmete avaldused, ei olnud suunatud toimepanija või toimepanijate poole, kes seda korraldasid. See oli suunatud teisejärgulistele inimestele. Ja siis need inimesed, kes nende juurde tulid, ütlesid, kuule, lihtsalt astu esile. Tead, meie, peamised röövijad, oleme külma südamega. Me läheme seda teed, nad on eksperdid, aga nemad ei ole need, nemad tegid selle otsuse. Need on need teisejärgulised inimesed, kes toodi kaasa või tõmmati kaasa. Võib-olla need inimesed murduvad ja tunnevad natuke kaastunnet ning annavad selle info Savannale. Daniel, sa mainisid alguses midagi selle kohta, kuidas sa näed kolleege, endisi kolleege, FBI liikmeid kommenteerimas. Ma pean selle kohta sinult küsima. Endine FBI eriagent Maureen O'Connell käis Megyn Kelly raadiosaates ja ütles, et tema arvates jõutakse varsti verandameheni. Ja kui nad verandamehe kätte saavad, alanevad tulvaväravad. Viidates oma allikatele ütles ta, et on 75% kindel, et see kummitav kuju, kes on võimude eest peaaegu 5 kuud kõrvale hoidnud, võetakse peagi vahi alla. Miks ta seda ütleks? Milline info võiks panna teda seda uskuma? Mida tähendaks tegelikult see, kui nad talle lähemale jõuavad? Ma mõtlen, see on hea asi, mille peale mõelda, aga mind huvitab, mis see võiks olla, tead? Kuidas ta võiks seda teada? Kuule, ma ei hakka siin istuma ja halvustama teisi endisi, kes käivad teistes kanalites ja teevad selliseid avaldusi, nagu et 75% tõenäosusega nad jõuavad lähemale. Ta on pensionil FBI agent, eks? Tal ei ole ligipääsu toimikutele. Ka minul ei ole. Ja seega, kui mingil põhjusel ta tõesti räägib uurimismeeskonnaga ja nad annavad talle infot, siis see oleks mulle väga üllatav. Sest FBI agendina rõhutati meile kogu aeg, meediaga ei räägita. FBI agendina on sul avalike suhete osakond, tead küll, OPA, avalike suhete büroo, OPR.
ja sa ei räägi kunagi meediaga. Kui sellist infot oleks jagatud, oleksin väga üllatunud, et juhtiv uurija oleks nii hooletu ja ütleks midagi sellist nagu jah, ma olen umbes 75% peal, me oleme peaaegu kohal, me saame selle kätte. Ma arvan, et see on tema teooria. Ma arvan, et see võib olla teooria. Jällegi, need on kõik minu teooriad ja mul ei ole otsest infot. Ma tean, kuidas juhtiva uurijana töötasin 20 aastat. Ma ei tea tema ajalugu, ma ei tea tema tausta. Aga mina, enamik agente liigub käsuliinis ülespoole. Nii et tema on olnud osa sellest, ta on võib-olla olnud juhtumitest eemal 10, 15, 20 aastat. Mina olen eemal olnud 3 aastat. Nii, et ma tean, kuidas see välitöös toimib. Jällegi, miks ta seda ütles, ma ei tea. Võib-olla lihtsalt selleks, et luua mulje, et asjad liiguvad lähemale ja saavad rohkem tähelepanu. Tal võib olla juurdepääs juhtumi teabele. Ma oleksin väga üllatunud, kui juhtumi agent räägiks kellegagi meediast. Üks viimane asi enne, kui me lõpetame. See on miski, mille üle ma olen mõelnud, mille peale olen lootnud. Ma olen varem näinud juhtumeid, kus geneetilise genealoogia kaudu või uurimistöö kaudu on neil keegi silmapiiril, on keegi, keda nad kahtlustavad. Ja nad hakkavad seda inimest jälgima ning ootavad, kuni ta midagi ära viskab. Olgu see kõrreke, pitsakarp või mis iganes. Nad võtavad selle üles, nad saadavad selle testimiseks, eks. Võrreldakse seda sündmuskohalt võetud võimaliku kohtuekspertiisi materjaliga. See võib võtta aega. Kas on võimalik, et see toimub praegu? Absoluutselt. Ja see ongi see koht, kus ma tulen tagasi selle juurde, kuidas Cash Patel uurimist segas. See segas vestlust ja võimalust jõuda selle inimeseni. Keegi, kes on direktori, juhi või presidendi positsioonil, ei tohiks kunagi mõjutada millegi kulgu, mida tehakse koha peal. FBI direktor ei tohiks mõjutada ega sekkuda välitöösse. Ta tegi seda, avaldades selle video. See ei ole ainus kord, kui ta on uurimisi mõjutanud. Ta ei ole hea direktor. Ta mõjutab uurimisi koha peal. See on kohutav, kui ta teeb seda sotsiaalmeedia kaudu. Sellega võeti uurimisrühmalt võimalus see isik üles leida, talle läheneda ja teha jälitust. Avalikkusel ei ole vaja videot enne näha, kui see on täielikult läbi uuritud. Nad oleksid võinud asukoha kindlaks teha. Nad oleksid võinud isikut jälitada, teha jälitustegevust, koguda, nagu sa ütlesid, DNA tõendeid. Seda kurssi muutes on nad nüüd loonud olukorra, kus on palju raskem kahtlusalusele läheneda. See ei muuda fakti, et nad võivad endiselt seal olla, aga jah, DNA hankimine, füüsilise jälituse läbiviimine, vanakooli meetodid, lihtsalt jälgi inimest, tema elukäiku, elumustreid. Kui isik on sinna DNA-d jätnud, siis ma usun, et on tõenäoline, et kusagil seal on DNA tõendeid, loodetavasti. Aga sellises majas, selle väikese tõendi leidmine on lihtsalt tohutu ülesanne. Aga kes on parim? FBI tõendite kogumise meeskond, ühed parimad maailmas. Nemad leiavad selle. Ja need inimesed, jälitusmeeskond, loodetavasti, kui nad sellele isikule lähemale jõuavad, saavad nad ka DNA kätte. Loodetavasti see ongi see, mis praegu toimub. Daniel Brunner, ma tõesti hindan, et sa tulid siia. Mul oli vestlusest väga hea meel. Ma olen tahtnud sellest juba mõnda aega rääkida. Need on tõesti olulised arengud. Neid tuli käsitleda. Aga aitäh, et sa võtsid aega. Hea meelega. Ja see on kõik, mis meil praegu siin Sidebaaris on. Suur tänu kõigile, et te meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meie saadet YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes tema podcaste kuulate. Te võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida X-is või Instagramis, vaadake saadet Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 11 õhtul idaaja järgi. Kohtumiseni järgmisel korral.